Tere tulemast, Masta Robusta ja Tahv. Tere. Esitate lugu Suured kõllid. Just nimelt. Nii on. Kõigepealt ikkagi peaks küsima, et kes on teil kaasas, kes on kolmas kompanjon? Tema on meie sõber, meie mentor, meie ihukaitse. Kas ta ka suhtleb välismaailmaga või ta lihtsalt nagu kuidagi on? Ta suhtleb kätega. Võib-olla... Keerutab plaati pigem. Selge, selline hall kardinal ikkagi. Must pigem. Kas te saate kuidagi, kas ta vastab ka küsimustele, kuidas ta tunneb ennast siin Rahvusringhäälingu stuudios? No te võite proovida. Kas te reageerite ka meie küsimusele? Kuidas teil on praegu? On hästi? Jah on üks pilgutus, ei on kaks pilgutust. Ei tule vist midagi välja. Nii, Masta Robusta, sina oled ikkagi rohkem tuntud nime all MC Lord. Räppisid vanasti, nüüd teed siis mussi. Millest selline muudatus? See ei ole nagu muudatus otseselt, vaid see on väike kõrvalhüpe siis helimaailmasse. Kas see hakkas sõrm sügelema, et tahaks ise ka midagi proovida muusika vallas? Ju siis hakkas. No väga hea. Tahv, sina oled Viljandist pärit räppar, saan õigesti aru. Väga palju sinust kuulda ei ole olnud, aga kuuldavasti oled juba kaua tegelenud. Ma olen ikka üle 10 aasta kirjutanud ja räppinud, aga nüüd hakkab see asi nagu rohkem vilja võtma. Millisest piirkonnast sa Viljandist pärit oled? Põhja-Viljandist. Põhja-Viljandi. Aga kas see Viljandi, nagu ma küsin lihtsalt taustaks natuke, kas seal on niisugune koostöövärk ka tihe või on see folk ikkagi, mis seal kõvasti domineerib või on seal ikka niisugust räpielu ka? Meie räpielu seal väga ei ole. Aga seal on, ma isegi tea, seal on suht kõike, ma arvan. Aga kuidas sina siis räpi peale sattusid? Miks sa ei läinud Kultuuriakadeemiasse mõnda pilli õppima? Sest ma hakkasin räppima kõvasti varem, kui ma arvan, akadeemia tehti siin. Okei, kuidas teie koostöö alguse sai? Kuidas juhtus, et Masta Robusta ja Tahv panid leivad ühte kappi, vähemalt selle loo jaoks? Tunneme ilmselt juba väga iidsetest aegadest. Aegadest, kus toimusid legendaarsed räpipeod Eesti kultuurimajades üle Eesti. Ja siis see lugu sai valmis ja see oli, nagu ma olin selle ära kirjutanud ja see vajas nagu beat ja Masta Robusta võttis selle asja üle ja see tundis, et see on täiesti tema teema ja tegi tausta. Suured kõllid on küll üks asi, mida sa ei taha, et sul naabril olemas oleks. Et kuidas see lugu üldse sündis või kus see mõtte idee pärines? Minu on ikka hea, kui naabril on ka suured kõllid, et kui enda omad vahepeal läbi lased, siis ta temalt laelata või midagi sellist. Ma kirjutasin niisuguse laulu nagu Ma ei saa magada, mis räppis sellest, kuidas mu naaber paneb pidu ja mina ei saa magada ja seal oli üks riim, kus oli suured kõllid sees ja siis sealt tuli kohe järgmine versioon, kus nagu mul on suured kõllid. Ma arvan, et see tuli umbes niimoodi. See muusika, me siin Keraga arutasime, et on siin ka 90-ndate niisuguse teatava mentaalsusega. Kas see oli teadlik valik? Ma ei tea, kas just teadlik, et nüüd on 90-ndate asja. Tal on see väike mingisugune tänapäevasema hausi lõks vist ka ikka sees. Aga see tempo on see, mis peab olema täpselt selline, nagu ta peab olema. Ülejäänud ehitus selle ümber. No, videos on põhimõtteliselt kõike ikkagi, et teletupse ja Back to the Future'it ja mida veel, et mis see lähtülesanne oli video puhul, et mida te tahtsite valmis saada? Mina tahtsin midagi väga segast ja värvilist valmis saada. Jah, et videomehi siin praegu ei ole. Rasmus Koosesson ja oli see üks põhilistest vendadest, kes selle teema üles võttis. Meie panime enda ideed neile letti ja... Nad panid kõik sisse? Panid kõik, nad midagi välja nüüd küll ei jäänud. Seda on ka näha, aga mulle tundub, et see... Suht palju tuli ka kuidagi jooksvalt niimoodi freestyle'i käigus lihtsalt, et kõik see rahvas, kes seal videos oli tegelikult, tuli lihtsalt sinna kohale. Mina vist ei teadnudki pooli inimesi, kes seal olid koos. See filmimine oli üks tore majapidu nagu suurte kõllide kõrval, et paar inimest sai kutsutud ja siis nemad kutsusid ülejäänud ja siis sealt tuli palju huvitavat. Mis siis nüüd edasi saab? Kas see jääb teie ainukeseks koostööks või on siit midagi veel tulemas? Kindlasti mitte. Ei tule midagi? Kindlasti mitte ja ainukeseks koostööks. See tüüp võttis ära käed asendist ja korrigeeris ennast. Kas see tähendab midagi?
tal on mingi plaan. kumb käsi. Ta võttis selle vasaku käe tõstis nagu natuke kõrvale ja paremaga liigutas sõrmi. Vasak käsi, ma arvan, et pole hullu, kõik on korras. Okei, väga hea. Kas teid saab näha ka laivis koos lähiajal? Saab kindlasti näha laive. 20 mai on üks kuupäev, mis on hetkel Tartu suurte kõllide pidu on tulemas Tartus. Kas seal on ka siis see videoesitus nagu Tallinnas oli? Selleks hetkeks on kõik seda videot juba näinud, et mis teda enam suurelt ekraanilt võib-olla näidata ei ole mõtet, aga palju head mussi ja laivi kindlasti tuleb, jah. Et teil on nagu selline täispika laivi materjal koos põhimõtteliselt? Ma arvan, meil on isegi 2 täispika laivi materjal koos. No, väga hea. Edu teile! Aitäh! Teile ka! Ja öelge talle ka aitäh!
mul on suured kõllid, matsuvad ja pauguvad suured kõllid. Väga-väga pull on, naaber mul arvab, et naaber tal hull on. Suured kõllid, röögivad ja hauguvad suured kõllid, paremad kui väiksed suured kõllid, toovad välja päiksene suured kõllid, kogu aja põllid, mul on suured